investeerimisjutud. Ready and action! Halloo, Pürs kuuleb. Tere head investeerimishuvilised, te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Minu nimi on Tarmo Tanias, minu vastas hea sõber, kolleeg Meelis Maasik ja täna on siis 24. november juba. Tere Meelis! Tervist Tarmo ja tervist kõik kuulad! Ma panin, selle nädala või siis eelmise nädala sündmuste taustal ei olnud keeruline panna selle nädala podcasti teemat, et panin selleks puhta punane, et kas sobib Meelis? Jaa, sobib küll, et nagu siin keegi juba kirjutas, et mitte investeerimisjutud, aga investeerimisnutud. Et kas me siis täna nutame terve see tund aega või natuke vähem? No eks me hakkame siin alama ja kiruma, et seda finantsturgu, aga ja vaatame, mis on nagu meie suksed mõtted nendest börsi seiklustest ja volatiilsusest siin eelmisel nädalal. Ma võib-olla alustaks isegi sellest, et mida me oleme sinuga ka nagu arutanud, et võime sellest VIX-ist natuke nagu rääkida, volatiilsusindeksist, aga võib-olla minu jaoks, see on mulle arusaadav, et VIX on tõusnud ja riskid on nagu üles läinud, aga kui ma vaatan siis seda CNN-i hirmu ja ahnusindeksit, siis mäletad Meelis, kui me aprillis saated tegime ja siis ka ju rääkisime otse eetris, et miks me nagu plaanime asju osta, sest siis see CNN-i hirmu ahnusindeks oli põhimõtteliselt 100 punkti skaalal oli 3, on ju. Nüüd ta oli korra, ma nägin 7 või 8, on ju, et reede lõpus oli 11, aga kui ma vaatan siis nagu kogu seda nagu laiapõhjalist turu liikumist, need protsendid langused ei ole ju suured, et ütleme, aga lihtsalt, kuidas sulle tundub, et pigem see hirm on nagu kontsentreerinud võib-olla sinna ühte sektorisse või ütleme paari sektorisse, kus see kõige kiirem kasv on siiamaani olnud ja siis on nagu hirm natukene. Jah, kuidagi tegelikult üldse, kui me vaatame tagasi, on ju siin 2-3 nädalat, et isegi seal turu tippude lähedal, kui turud olid seal võib-olla 2%, 3% madalamal, siis juba siis see hirmuahnusindeks oli ekstreemse hirmu peal, on ju, et kohati selline tunne, et nagu võib-olla ei näita kõige adekvaatsemalt seda turuseisu, ja isegi siin eelmine nädal on ju, kui mina vaatasin, siis see käis 6 punktil, ühesõnaga 100, on ju, et täielik ekstreemne hirm. Küll turg natuke siin taastus ja see natuke skoor läks paremaks, et justkui nagu viitaks, et on juba väga head nagu ostukohad, aga vaadates indekseid, siis S&P on tippudest all 5%, Nasdaq on mingi 8%, et nad on siuke keskpärane korrektsioon nagu, et ma ütleks, et nagu ülitugev nagu ostukoht on, et pigem ma ütleks tänase turu kohta, et täna turg on ikkagist väga keeruline, et siuksed momentumi ideed ei tööta, paljud aktsiad on müüdud päris tugevasse langustrendi ja tegelikult see VIX volatiilsusindeks on ikkagist hästi kõrgel seal 25 kandis, et mis viitab ikkagist väga suurele riskile täna turgudel. Ja seda näitab ehtsalt ka võib-olla eelmise nädala turgude liikumised, on ju, et kuigi nii-öelda turg oli juba mitu päeva kukkunud, siis korra oli nagu siuke tunne, et kõikide investorite pilgud olid suunatud Nvidia tulemuste ootustele, on ju, ja tulemused peale turgu kolmapäeval on ju tulidki tegelikult väga ilusad ja futuurid läksid üles, Nvidia aktsia läks ka üles ja neljapäev, kõigil oli juba näpud püsti, on ju, USA-s futuurid 2%, Nvidia 5% üleval, kõik muud stokid ka on ju plussis ja kui see turg nagu avanes, siis järsku hakati nagu hullult müüma, et kogu see positiivne momentum müüdi nii-öelda negatiivseks, et sisuliselt S&P kaotas neljapäeval päeva jooksul siin 1,5 kuni 2 triljonit dollarit, on ju, et turuväärtust, et seal sellise liikumise taga on ikkagi siuke institutsionaalne raha, suur raha, kes kasutas siukest likviidsuse rohelist momentumit positsioonidest väljumiseks, on ju. Ja need kasutajad ei olnud üks, need oli mitu, on ju. Jah, kindlasti, seal on ikka väga suurt raha vaja, et sellist nagu liikumist teha ja mis on võib-olla kõige huvitavam on see, et selle languse osas, et
nagu otseselt nagu uudist ei tulnudki välja, mis nagu põhjustas sellise masslikvideerimise, sellepärast Nvidia tulemused olid tegelikult ülikõvad, sellega kõik osapooled võivad sellest nõustuda, aga selline järsku sihuke massiline varade likvideerimine oli päris üllatav, et eriti isegi see likvideerimine käis on ju krüptos, AI-stokkides, tehnoloogiaettevõtetes, Nvidia seal eesotsas, et aga perks ja hädavee tõusis. Jah, mingid kindlad asjad loomulikult neid ei puudutanud, et sellised kuumad asjad turul ja ütleme, selline turu käitumine on ehtsalt selline puhas klassikaline bull trap, öeldakse, et sihuke pullilõks, et kus tõesti pullid astusid neljapäeval lõksu, et kui sa turu tipust ostsid S&P 2% plussis, et siis päeva lõpuks olid seal 2,5% miinuses ja kõik need siuksed Ireenid ja AI aktsiad alustasid ju seal 16% tõusuga ja lõpetasid nagu miinuses, on ju. Seal on nagu üle 20% volatiilsust, et see on hea näide, et sellised väga volatiilsed asjad ju kõigile investoritele ei sobigi. Jah, et ütleme nii, et mulle kokkuvõttes tundub, et see tänane turu sentiment on ikkagist muutunud, et sellised tõusukatsed müüakse ära ja positiivsed uudised müüakse ära, see tähendab, et peab ettevaatlik olema tänasel turul, et midagi on nagu muutunud siin. Nojah, kui sa selliste Nvidia numbrite peale ka ei suuda siis turgu nagu üleval hoida, siis küsimus tekibki, et mida siis selleks vaja on ju, et see nagu usk nagu tuleks, on ju. Jah, täpselt, et isegi Nvidia tulemustest ei piisanud ja kui sa vaatad veel VIX-i, on ju, seda hirmuindeksit, et see tegi ka ikkagi see ajaloolise liikumise, et kus neljapäeval alustati positiivselt, see tähendas, et VIX nagu kukkus on ju korralikult ja kui see müügilained lõi peale, siis see VIX indeks tegi päevasiseselt 50% liikumise on ju, et seal miinus 25-st lõpetas pluss 25% peale ja mis on üldse 34 tulemus ajalooliselt või viimase 30 aasta jooksul, et kus VIX sellist ekstreemset liikumist teeb, et sellist asja nagu liiga tihti ei juhtu ja pigem see näitabki, et täna tasub ikkagist ütleme sularaha osakaalu tõsta ja olla konservatiivsem, kui teha sellist tipppahingut ja põhjade ostmist, et me ei tea, kui sügavale need põhjad võivad minna, on ju. Jaa, et kohe räägin, ütleme natuke nendest AI asjadest ka, et kui seda Nvidiast nagu rääkisid, siis Nvidiat on ju võrreldud ütleme erinevate riikide majanduste vastu ja mingite sektorite vastu, aga nüüd viimane nädal võrreldi siis niimoodi, et Nvidia on siis turuväärtusega natukene suurem kui Euroopa 20 suuremat ettevõtet kokku, et selles mõttes päris metsik, et kui me mõtleme nagu USA majandust ja või võime teisipidi ka natuke nagu mõelda, et kui me võtame globaalse aktsiaturgude indeksi MSCI-d, seal on põhimõtteliselt 65% on USA osakaal ja siis seal kõrval vaatan Saksamaa on oma kohti käest ära andnud ja Saksamaa osakaal on ainult 2%, et ütleme 10 aastat tagasi oli siin 4%. See näitabki, et USA-l on nagu siin viimase 5 aasta jooksul väga-väga hästi läinud ja ütleme Euroopal pigem nagu halvasti. Aga kui sellest AI-st nagu rääkisid, minu jaoks oli ka üllatus, et kui ma nagu need Nvidia tulemusi nagu vaatasin, siis nägin ka pealkirju ja uskusin ka ise, et jõulud on päästetud. Põhimõtteliselt on ju, et on nagu hästi, et järgmine päev tõenäoliselt nagu turud on nagu positiivsed, aga siis jah, äkki kuskil nagu järjest enam hakata ikka rääkima, et kas see nagu AI kasv on nagu jätkusuutlik ja kui palju see nagu rahaga need investeeringud nagu tulevad ja see ei puuduta nüüd kõiki sellised tehnoloogiafirmasid, kui ma mõtlen näiteks Alphabet, kuhu siis ka Buffett võttis ju osaluse ja kes on väga tugev ka püsinud, aga näiteks Oracle'ist on siin palju räägitud, et Oracle on sinna andmekeskustesse väga palju ka laenuga viimasel ajal nagu investeerinud ja siis ütleme siis sellised turul nagu huvitav vaadata, kuidas siis nende tehnoloogiafirmade laenude nii-öelda nagu kindlustuspreemiad on nagu kasva hakanud, need on nagu need CDS-id on ju. Ja need on siis just eeskätt nagu Oracle, aga ka Delli puhul, need preemiad on nagu päris palju ülespool läinud ja võib-olla see on ka siis tõenäoliselt see üks koht, kus siis pinge natuke süsteemis on ju.
ja võib-olla noh, kui vaadata niisugust turu üldist sentimenti või niisuguse liideraksaid, on ju, et siis me näeme, et täna, kes on nagu hästi hoidnud, on Apple ja Google, mis on tippudest ei ole väga palju kukkunud. Samas, kui sa vaatad näiteks Nvidia, Microsofti, Netflixi, Google on ka hästi hoidnud. Ja just, et aga mingisugused siuksed tugevad liidrid on päris korralikult alla müüdud Meta, 26% tippudest, on ju. Et sa näed, et natuke hakkab see turgude momentum kaduma, et mingid üksikud aktsiad nagu hoiavad, et see teeb natuke ettevaatlikuks, aga tõesti, kui sa Nvidiast rääkisid, eks ohud on tõesti võib-olla see, et räägitakse sellest ringmajandusest või ringi investeerimisest, et nii-öelda et kõik need investeeringud on läbi Nvidia ja tulevad lõpuks Nvidiale nagu ringiga tagasi, on ju, et käib nagu siuke business üksikute suurte ettevõtete vahel, et aga see selleks, et kui vaadata nagu Nvidia neid tulemusi, tõesti müügitulud kvartaalselt 57 miljardit, et see on 3 miljardit rohkem müügitulusid, kui analüütikud ootasid. See on nagu aastaga 62% revenue'de kasvu, meeletu number on ja sellest 57 miljardist on net income puhas tulu on ju 32 miljardit ja see 32 miljardit on samuti kasvanud 65% aastaga, on ju. Et need on jõhkre numbrid, et brutomarginaal 74%, on ju. Jah, jätkame siis. Ja kui vaatad, nagu, mis see ettevõtte enda nagu guidance veel järgmiseks kvartaliks oli, et nad näevad veel, et nii-öelda need müügitulud kasvavad seal 65 miljardi peale, mis on nagu selline number, mis on nagu 3 aastaga 10-kordseks läinud, on ju, et tõesti, see on jõhkrad numbrid ja kui ma nagu kuulsin selle Jens Huangi seal, mida ta nende numbrite ja selle AI mulli peale nagu mainis, et siis nemad ütlevad küll, et omalt poolt nad seda AI mulli ei näe, et nad näevad midagi hoopis teistsugust. Sinna ma tahtsingi jõuda, et sa loed mu mõtteid, Meelis, et üks asi oli see, et need numbrid olid tugevad, aga mind kõige enam üllatas ka see, et kui enesekindel ta oli. Ikkagi väga-väga enesekindel, et ta on maailmas nagu kõige suurem ettevõte, on ju, ja ta toob nagu sellise nagu väljavaate ja et mis mulje, et me näeme hoopis midagi muud, on ju, et nüüd see on nagu huvitav, jah. Ja tõesti, kui sa vaatad need eelnevad numbreid, on ju, ja see, mida nad planeerivad siin järgmiseks aastaks, millised kvartalid siin ees paistavad olema, et nad juba eelmine kord ütlesid, et nad näevad, et järgmise aasta nii-öelda müügitulusid $500 triljonit, 500 miljardit, on ju, et see tähendab veel, et kasv on ju kuskil tänastest numbritest veel mingi 50-60%, et väga, väga jõhkrad numbrid, et see nagu pani aktsia korraks tõusma küll, et ilmselt selle peale Michael Burry, kes siin nagu juba eelmine nädal tõstis käed üles, pani enda investeerimisportfelli kinni ja ütles, et enam investeerimisega ei tegele, on ju, et tõenäoliselt, kui tal ikkagist olid Nvidia shortid sees, et siis tal läks tuju korraks täitsa ära, on ju, kui Nvidia seal 5% üle alt avanes. Aga siis läks tuju heaks. Ja siis hiljem päeva lõpus oli tal ilmselt päris hea tuju, aga võimalik, et ta pani tipus kinni, on ju. Ta ei taha enam selle riskiga elada. et see turg, jah, kahjuks on nagu siuke olend, mis frustreerib maksimaalselt mõlemad osapooled ära, enne kui tekib nagu mingisugune konsensus ja valitakse mingisugune kindlam suund, on ju. Et jah, et nii on, aga ega siin vaadates, mis kautajad siin veel olid, on ju, turgudel, et tegelikult päris suuresti pildis on nii-öelda krüptomaailm, Bitcoin.
ja Bitcoinil oli ka ikkagi päris punane nädal, see eelmine nädal ja Bitcoin on nüüd tippudes kukkunud 33%, et see on päris suur korrektsioon, et sihukest pole ammu olnud ja tundub, et vaadates just nagu nende viimaste päevade kukkumist, et mis on väga kiireks läinud, et siis mulle kohati tundub küll, et täna ikka käib selles varaklassis sihuke sundlikvideerimine või sihuke agressiivne võimenduse vähendamine ja siis tekivadki sellised hästi sügavamad liikumised turul ja loomulikult me ei tea, kui sügavaks Bitcoini langus võib minna, aga või kas Bitcoinil on kätte jõudnud nii-öelda see karuturg, aga ajalooliselt Bitcoini karuturud on väga agressiivsed ja julmad olnud, et seal tippudest umbes 70% isegi ollakse allapoole käinud, et kui nüüd seekord läheb samamoodi, siis 70% tippudest, et siis Bitcoin peaks kukkuma sinna 40 000 peale, mis pigem ma arvan, et ei ole võib-olla väga realistlik, et nagu sinna nii alla müüakse, aga sihuke võib-olla $75,000 Bitcoini tase võiks olla üsna realistlik ja seal on ka siukse tugevamad toetustasemed. Ma nüüd me jäin mõtlema kui sinu jutu peale, et mul ei tule nagu meelde, et ütleme siin paari nädala pärast aasta hakkab läbi saama, siis võtame nagu aasta kokku, vaatame muu pärast ka, et mis me siis prognoosime põhimõtteliselt selleks aastaks on ja üks oli kindlasti Bitcoin ka ja ma ei mäleta, siis ma pakkusin, et siis 2025. aasta lõpuks äkki oligi 70 000 äkki midagi. Ma täpselt ei mäleta, aga okei, vaatame siis seda nagu hiljem ja jaanuari algust teeme võib-olla see uued prognoosid, aga kui ma selle jutu peale siin nagu kuulan, et hiljem räägin, mida siis nagu Peetrid oma portris tegid, aga et küsin siis teisipidi, et kui need hirmuindeksid on nagu üleval ja asjad on nii palju kukkunud, et kas on siis hoopis ostukoht või natuke vara pigem nagu lasta seedida? Jah, ütleme hea küsimus, et eks Bitcoin ja üldse Bitcoiniga seotud varad on päris nagu, ütleme, vedru on päris kokku surutud, kui sa vaatad näiteks MicroStrategy't, kes hoiab sealt meeletult Bitcoinist. Kuidas siis sellel omanikul läheb täna? Jah, Michael Sayloril on närvid läbi tõenäost, et aktsia on siin 60% eelmist tippudest allpool ja see langus on nagu sellises tempos tulnud, et võib öelda ka, et nagu vaba langus on aga tõesti need tasemed hakkavad päris huvitavaks minema ja kui nii-öelda see MicroStrategy kauples enda tippude juures nii-öelda 3-kordse preemiumiga võrreldes Bitcoini arvestades Bitcoini väärtust, palju neil seal bilansis on ju, siis täna tegelikult MicroStrategy ma ütleks, et ongi kukkunud enda reaalse turuväärtuse poole, et nii palju kui neil Bitcoini on bilansis, nii palju on ka MicroStrategy market cap või see turuväärtus on ju, et see siin tõesti võib olla sihuke hetkeline põrke momentum tulemas. Et mida võib-olla tõesti olekski vaja, et pöörata natuke jälle sihuke ütleme investorite usku riskivaradesse tagasi on ju, see võiks tuua tegelikult kõik need datacentrite aktsiad, AI aktsiad tagasi, Bitcoini ja ühesõnaga kõik MicroStrategy ja Coinbase'id ja et sellised aktsiad jälle tagasi, aga kui kauaks ma oleksin sellega nagu ettevaatlik, et kas oli nagu sihuke lõplik põhi, pigem ma ei tea, pigem ma ei usu. No kui ma vaatan nüüd teisi asju natukene veel siin taustaks, et kõige rohkem ütleme see AI teema on ju, aga ütleme tööturunumbrid tulid üllatavalt tugevad, siin alati tekib küsimus, et kui õiged need asjad nagu on üldse need numbrid, arvestades, et siin valitsusasutused on nagu seisnud on ja mis on siis nagu juhtunud, mis võib-olla tundub vähemalt, et reedel siis selle turu päeva teisel poolega nagu positiivsemaks muutis, oli see, et detsembris siis intresside langetuse tõenäosus on kasvanud, et ta oli seal 40% juures, nüüd on 75% juures, et ikkagi langetatakse intresse. Ja ütleme, kui siin negatiivsem oli siin tehnoloogias, siis ütleme esimese farmaatsia ettevõttena Eli Lilly siis turuväärtus ületas $2 triljoni piiri, et mäletad, meil tuli kunagi ka saate see küsimus, et kas võiks nagu seda Novo Nordiskit osta ja siis me ka soovitasime pigem seda langevat nuga mitte püüdma minna, on ju täna tuli
ütleme, miks ma sellest räägin, et see on siis, ütleme, üks Eli Lilly põhiline nagu konkurente ka ja kui Eli Lillyl on nagu paremini hakanud minema, siis Novo Nordisk on palju, ütleme, halb uudised viimasel ajal tulnud ja täna tuli veel, et kus kauplemine pandi veel nagu seisma, et nende viimases faasis olnud Alzheimeri ravimikandidaat kukkus ka läbi. Et selles mõttes, kui nagu probleeme on, siis nad ikkagi kipuvad nagu kuhjuma. Et, ja mis on võib-olla veel nagu huvitav, et Trump on siin ju tolle, ütleme, alandanud siin paljude riikidega, Kanadaga on see segadus endine, ja siis Kanada otsib nagu endale siis uusi liitlasi, et nüüd tahab Indiaga teha sellist vabakaubanduslepingut ja saavad siis Indiaga paremini läbi, kui USA saab Indiaga läbi. Ja siis Trump alguses, kui ta prognoosis, et kui palju siis nende kaubandus tollidest võiks siis nagu raha tulla riigikassasse, siis algus oli prognoos 4-5 triljonit, nüüd toodi see 3 triljoni peale, et ei tule, ootas, et nii palju raha, kui ta tahtis on ju, et jah, ja kui tuleb, siis pritsitakse kupongi tšekkidena välja, et ma ei saa sellest nagu aru, et see on populism, on selle asja nimi. USA-l on aastas 2 triljonit on eelarve defitsiit, miks nad seda tagasi maksta, pritsi on nagu inimestele hoopis selle asemel raha välja. Vahevalimised tulevad, et sul on vaja populaarsust suurendada ja Trump ja vähesed poliitikud mõtlevad, et mis tuleb peale mind on. Ja siis on muidugi üks suur teema ka, me ei taha võib-olla sinna väga pikalt sisse minna, aga mis ka ju kuskilt kaudselt ju mõjutab, on see sama, ma ei tea, kas sina Meelis oled aru saanud, mis seal Ukrainas siis nagu toimub, et me näeme seal ikkagi väga kahtlased mingid lepingud, 28 punkti, mis ei ole kuskilt nagu tõsiselt võetavad ja sina, ma arvan, isegi jälgib minust nagu Venemaa sündmused rohkem, et ega Venemaal ei ole kuidagi majandust paremaks läinud või ma eksin, ikkagi on probleemid. Ei, muidugi probleem küll, et see nii-öelda 28 punkti, mis siit kuskilt välja juhuslikult lekkis, et see ei olnud kindlasti nii-öelda USA ja Venemaa diil juba, et see oli nii-öelda Venemaa soov nimekiri nii-öelda wish list, et mida oli nagu ingliskeelseks tõlgitud ja isegi sellisel viisil, et kus need näha on, et need punktid on teinud ainult Venemaa, see ei ole mingisugune see on nagu ultimaatum, see ei ole mingisugune vaherahu mingi sõlmimine, aga ütleme, et mitte sellesse teemasse liiga pikalt sisse minna, et siis näha on, et Ukraina sellele elu sees alla ei kiruta ja ega ei kirutanudki, selle asemel pandi paugud on ju Moskva elektrijaamale, mis lendas konkreetselt õhku, et lennujaamad said ka jälle, jah, et see näitab, et panga see leping põlema on ju ja miks Ukraina peakski hetkel sellise alistumisega nii-öelda leppima, siis tegelikult ei peakski. Ma arvan, et Ukrainal oli 100 korda hullem seis 2022 aastal, kui venelased olid Kiievi all on ja sisuliselt ainuke abi, mida neile saadeti, oli Saksamaa saatis kiivreid on ju. 50 000 kiivrit on ju. No tõesti, et täna on nagu need seisud nagu 100 korda paremad, nad on suutnud mingi 4 aastat rinnet hoida. Pluss enda kaitsetööstus on ka ju flamingod lendavad iga päev, ütleme nii, et kui venelased tahavad kogu seda Donbassi kätte saada, siis selle hind on veel 1,5 miljonit Vene sõdurit ja kogu nafta infra. Kui neil pole praegugi enam sõdureid, et miks sa siis Koreast neid keerdid? Muidugi, et ma arvan, et see talv saab Venemaal ikka väga keeruline olema, et sisuliselt, kus Mustalt merelt sul naftatransport on ju peatunud, sul rafineerimistehased põlevad, sul elektrijaamad põlevad. Kas need Lukoil ja need said nüüd sanktsioonid peale või? Seal need sanktsioonid töötavad väga hästi, pluss Ukraina sanktsioneerib füüsiliselt ja ma üldse välista, et see talv me näeme, et kus Moskvas ei ole elektrit, et venelastel on sarnane situatsioon nagu Kiievis. Aga siis neil on jõulud ka, ei ole ju normaalsel häälel, et siis ongi küünlavalgel. Küünlavalgel ja seda nagu näitab ka seda Venemaa nii-öelda Uurali nafta hind, et kui India ja Hiina on oluliselt hakanud vähendama nii-öelda Vene nafta ostmist, siis Venemaa nii-öelda see nafta Uurals hind on kukkunud $36 barrelist, et siis kui sa ütleme täna
kruudi või Brenti hind on seal 60 kandis, et siis venelased pakuvad nagu sellise discountiga enda naftat, et palun ostke meilt, me peame kuskilt raha saama, on ju. Noh, see nagu näitab midagi, et ja kui sa nii soodsalt on ju naftat müüd, siis tähendab seda, et sul tulud ju kukuvad, on ju. Et seal on juba nagu päris suuri probleeme, ma arvan, et Venemaal eelarvega ja isegi värbamisi ma olen vaadanud, et enam ei maksta selliseid meeletuid summasid, et budgetid on, raha on otsa saanud nagu, et Venemaal on ikkagist raske, ilmselt varem või hiljem selliste tingimustega nad tulevad uuesti, et kus on nagu oluliselt leevendatud neid punkte, et äkki Ukraina peaks tegema siis sellise mitte 28-punktilise, aga 82-punktilise rahulepingu, mis on siis Ukraina tingimustel, on ju, et arvestades Venemaa seisu. Jah, et lihtsalt andke rohkem flamingosid ja eks need ongi kõige paremad sanktsioonid. Las see Ukraina jääb praegu, aga ma saan aru, et Jaapanis on ka huvitavad ajad. Ja kuigi enne me rääkisime, et see eelmise nädala langus, et milles see siis tekkis või mis need uudised olid, et tegelikult ei olnudki väga, aga üks teema, mis siin võib põhjustada sellist aktsiate müügilainet, on siis nii-öelda see Jaapani carry trade. See korra oli ka meil ju aasta poolest tagasi. See oli 2024 aasta augustis, kui see Jaapani börspäevaga kukkus 12% ja Nasdaq kukkus mõne päevaga seal 13%. Et need olid päris suured hirmud ja miks need hirmud täna uuesti päevakorda on tulnud, on see, et Jaapan teatas enda uuest stiimulpaketist, annavad siis nii-öelda elanikele, kodanikele kuni 135 miljardi jagu erinevaid toetuseid, 135 miljardit dollari jagu, päris suured summad on ju, ja et sellega siis elavdada majandust ja et mis aitakski nagu inimestel paremini toime tulla, kuna viimasel ajal Jaapanis on tekkinud inflatsioon, on ju, mis ei ole seal 30 aastat probleemiks olnud, on ju. Ja seda siis näitavad, et see Jaapani 30-aastane riigi võlakiri, selle tootlus on läinud nagu 3,4%-ni, suures pildis ei ole nagu väga kõrge tootlus, aga kui arvestada, et Jaapanis on nii-öelda laenusuhe SKP-sse 230%, on ju, et siis iga see protsendipunkt, mis see nagu raha hinda tõstab, see toob nagu riigile meeletu intressikoormuse tegelikult kaela, on ju. Ja sisuliselt, ütleme, see on ju riik, kus viimased 30 aastat on intressimäärad nullis olnud, et kui kõik on laenad seal nulli intressi. Kõik on seda carry trade'i sealt teinud, et tasuta laenanud Jaapanist raha. Vahetanud teise valuuta vastu. Ja taaladesse näiteks ostnud nii-öelda taalasvarasid, eurosvarasid ja see on nagu väga hästi toiminud, seepärast Jaapani jeen on nagu kogu aeg nõrgenenud, on ju, et sa oled nagu nii-öelda selle investeeringuga saanud plussi ja siis nii-öelda teiselt poolt. No sa võtad nagu nõrgas valuutas laenu, see laen, ütleme, valuuta nõrgeneb, sa pead nagu neid jeene vähem tagasi maksma, siiamaani nagu olnud, on ju. Jah, aga ütleme, nüüd võib tulla siin, ütleme, jõuludel siin esimene pomm, et peale jõule, et kus Jaapanil on nüüd tegelikult kaks valikut sisuliselt, et kas siin hakata tõstma intressimäärasid, kuna inflatsioon on läinud liiga kõrgeks, on ju, ja kui sa intressimäärasid tõstad, et siis võib tekkida võlakriis, on ju, et tänu millele siis riik peaks hakkama nii-öelda kulusid koomale tõmbama ja kui sa riiklikult kulusid tõmbad koomale, siis sul tekib nii-öelda recession suure tõenäosusega. Seda ei juhtu, ütleme, ma arvan, et see uus naispeaminister, kes tuli, resoluutselt ütles, et pigem, ütleme, see rahapoliitika läheb veel rohkem toetavamaks. Ja just, et teine variant on hoida on ju intressi madalal ja minnagi sükest inflatsiooniteed. Et ja paraku, kui sa lähed inflatsiooniteed, siis sa pead tõdema või pealt vaatama, kuidas rahva nii-öelda elatustase kukub ja ütleme, rahva säästud põlevad, on ju. Et ja mulle tundub, et
pigem Jaapan on tõenäoliselt minemas inflatsiooni teed, on ju, et kus sa inflateeridki enda varasid ja ka Jaapani jeen üritad nagu nõrgana hoida, et ütleme, Jaapani keskpank peaks selle otsuse nüüd tegema seal 18-19 detsember ja praegu turg on ka täpselt kahe vahel, et kas kergelt 51% oli hetkel tõenäosus, et eelistatakse muidugi intressimäärade tõusu, aga see on nii 50-50 on ju. Ja tõenäoliselt, kui see nüüd seal 19. see Jaapani keskpanga otsus tuleb, et see on päris suur uudis. No kui intressi tõstetakse, ütleme niimoodi, ja jeen hakkaks nagu tugevnema, see pannakse ikkagi läbi carry trade'i, siis aktsiaturul ka löögi on ju. Ei, siis ma arvan, et siis tekibki see Armageddon, et see on nagu kõige ohtlikum variant, et siis sisuliselt, kui intressid lähevad üles, siis tähendab, et sul pannakse nii-öelda tolmuimeja tööle, et kus nii-öelda neid jeene hakatakse turult tagasi tooma ja see tähendab seda, et sa pead ju dollarites, eurodes need varad ära müüma ja konverteerima nii-öelda jeeni. Ja nagu sa tõstad ju jeeni intressi, siis jeeni kurss hakkab ju tugevnema, siis sa pead nagu rohkem laenu tagasi ka maksma veel, et see kiirendab veel seda protsessi. Jah, kiirendab ja see nii-öelda ongi see, et margin call, et kutsutakse kiirelt raha tagasi, mida kiiremaks. Margin helistab. Ja koputab uksel, et toogi jeenid tagasi, et ja tõesti, kui see nii-öelda see protsess on kestnud nagu 20-30 aastat, on ju, et ja sa nagu keerad selle hästi kiiresti tagasi, on ju, see võib nagu väga verise turu siin tuua või niisuguse paanika, et see on, ma arvan, et siin jõuludel põhiüritus, mida vaadata ja tänu sellele, igaks juhuks võiks nagu likviidsusportalis olla, et me nägime küll, kui agressiivne selline carry trade uudis võib olla siin 2024 august on ju. No lisaks nendele filmidele, mis iga jõuluajal on, üks idne kodus ja mõned veel on ja siis vaadake nagu carry trade'i ka. Jah, nii et 18-19 detsember siis. Vaatame siis võib-olla natuke aega, meil on väga vähe jäänud on ju, et läheme siis võib-olla siis virtuaalportide juurde ka ja kui midagi huvitavat tuleb meelde, võib nagu täiendada. Aga tõesti ütleme siis niimoodi, et kui me tahtsime siin natuke aega tagasi tegime ka, ütleme siis väikse Peetri portfeli ka võib-olla natuke rohkem globaalsemaks ja kasvule orienteerituks, siis need viimased ostud, seesama TAV on ju, ma vaatan 3 nädalat tagasi umbes, mis on siis krüptoasjad, et -24% 3 nädalaga, siis seesama Ireen -19%, aga õnneks need summad on nagu väikesed, see nagu väikse Peetri seda kogu asja ei mõjuta, aga kui ma vaatan nüüd suure Peetri portfeli, siis see portfel on juba nii suureks kasvanud ja siis kui ma räägin tahan ajakirjanduse mõttes sellist nagu väga hullu pilti maalida, siis et suur Peeter kaotas 3 nädalaga 100 000 eurot. Kuidas kõlab Meelis? Kõlab päris koledalt on ju. On nutu maik. Jaa, aga kui me vaatame protsendiliselt, siis on enam-vähem, et 1,8 miljoni pealt 1,7 miljoni juurde, et suurusjärgud on ju. Aga meil pole Meelis olnud nüüd tükk aega sellist olukorda, kus tavaliselt, ütleme, meil selline pikaajaline eesmärk on ju, et 50-50, et pool on siis nagu rahavoasjad ja pool on siis kasvuasjad, et mingil hetkel meil oli seal kasvuasjades oli 65% ja ma olin natuke juba nagu rahutu, et tahaks midagi rahavoo poole ka, aga ei olnud nagu häid asju ja siis see trend ka nagu toetas päris palju, aga nüüd on meil olukord selline, kus suurel Peetril on kasvuasjades 12% ja 88% on põhimõtteliselt siis rahavoog, aga sisuliselt pool sellest rahavoost on siis seesama USA Treasury on ju, ehk ütleme siis 43,3%, 748 000 eurot puhtalt siis, ütleme siis rahaturufondis, aga miks me Meelis tegime niimoodi, et palju läks, ütleme, stoppidega kinni on ju, ja tundus momendina, ma arvan, siis nagu õige, aga tegelikult me lühiajaliselt kaotasime koju siin raha, on ju, et ma panin ka siin jutupunktiks, et viimase nädala suur Peeter sai siis ka õiget.
jah, aga ühesõnaga nagu turgudel on risk-off sentiment, siis ka suur Peeter on sinna natuke riske veelgi maha võtnud ja isegi päris suurtes nimedes on ju, me oleme kas täitsa väljunud positsioonidest või siis korralikult kasumit võtnud, et nagu me siin saate alguses rääkisime, et see turusentiment, et küll turud on nagu üsna piisavalt juba kukkunud, aga mulle tundub nagu, et see mindset peaks täna olema see, et kapitali säilitamine või kasumite kaitsemine ja kui täna see riski võtmine ja kui vaadata, kui hästi meil see aasta nagu läinud on, et portfell on ikkagist 37% täna nagu plussis. Nojah, kõik on virtuaalne, aga ütleme põhimõtteliselt jah, on hästi on ju. Ja, et aga räägi, mis me siis kinni panime on ju? Suurematest asjadest alustades, et mida me mõtlesime siin kõige rohkem, et kas me üldse müüme ja kui palju me siis müüme, Meelis käis ka siin erinevaid variante välja, on see sama Alphabet on ju, et kui siin nagu turg on nii nõrk olnud, siis see on üks tugevamad aktsiad olnud, ütleme kindlasti siis sama Buffetti tugi on ka nagu olnud on ju, aga siis lõpuks jäi kirik keset küla, et me panime pool positsioonist kinni on ju, et sisu, et me saime sealt sellest positsioonist 65% kasumit suhteliselt lühikese ajaga, ma arvan, vähem kui poole aastaga on ju, ja 25 000 ja natukene peale nagu eurosid, ja teine, mis meil siin mõttekoht oli pikalt on ju, oli sama Ireen on ju, väikse Peetri poolt, mis me ei hakanud müüma, see on nii väike positsioon pigem, et on küll allapoole tulnud, ma arvan, pigemalt pikeajaliselt võib-olla ostame vaikselt nagu juurde, aga kuna suure Peetril oli seda päris palju, et ta oli, mingil hetkel ta oli, ütleme seal natukene vähem kui realty income, et mis on kõige suurem positsioon, oli seal 8-9% kogu portfellist, siis seal lõpuks jäi niimoodi, et ütleme jah, parima koha me magasime küll maha, on ju, et ütleme, ta oli ju $65 on ju, lõpuks läks müüki mingi 45 kandis või, on ju, aga 90% panime kinni ja lõpuks siis ütleme 30% saime siis nagu kasumit ja siis see 10% nagu edasi, ütleme siis siin see asi võib-olla ei töötanud nii hästi välja, kuna meil Ireenina, alguses meil ei olnud nagu plaanis seda stop-lossi ju panna, on ju, et oli ju plaan hoida seda väga pikaajaliselt, aga kuna see läks nii käest ära, siis just see sentiment turul, siis me mõtlesime, et tõmbame mingiks ajaks siis nagu ütleme likviidsust juurde on ju. Jah, et lihtsalt tõesti, et seal sentiment ja see trend on nagu nii negatiivne ja arvestades, et kui palju nagu Bitcoin on kukkunud, et siis Ireen on ikkagist nende põhiäri täna on Bitcoini kaevandamine ja kui Bitcoin on päris palju ära kukkunud, et see kindlasti mõjutab Ireeni nii-öelda tulemusi ja kuna meil ikkagist oli päris siuke korralik kasum seal all, siis me täna lihtsalt kaitseme seda kasumit, panime 90% kinni, et tulevikus mingil hetkel uuesti see tagasi osta, et ma loodan muidugi, et Ireen kohe nüüd veekujuliselt ei taastu, üldjuhul need ei käi nii. See on Bitcoiniga seotud ka päris palju, et ma arvan, et me selle Ireeni saame ilusti tagasi võtta mingil hetkel, et kui turg rahuneb maha, on leidnud mingi uue õiglase väärtuse, kus nii-öelda see osted müüjad on enam-vähem tasakaalus ja kui see langustrend hakkab läbi saama, et siis me hakkame uuesti positsiooni suurendama, et senikaua meil on natuke siuke risk-off. Ja mis siis veel müüki läksid on ju, et me oleme vähendanud 2 korda juba Nasdaqid, nüüd läks viimane jupp, siis Nasdaq 100 ka müüki, ütleme, kui eelmised positsioonid läksid seal 50% kasumiga soetushinnast, siis nüüd on 40%, et turg on siis nagu allapoole tulnud, SP500, kui enne müüsime pool ära, siis nüüd läks see teine pool, et see on natuke vähem volatiilsem. Ma arvan, et need numbrid polegi nii olulised, aga ütleme pluss 30% oli siis see viimane ja ASML ka, mis oli meil siin tükk aega nagu mõttekoht, kas me müüme või mitte, aga ikkagi müüsime ära, et see oli umbes 1/3 kasumit. Ja kus me siis nagu kahjumit saime, oli see TAV, et kuulajad mäletame, see oli meil 2 nädalat tagasi vist ostsime, et päris suurelt ja kohe 10,3 ostsime ja 10 peale läks stop loss, et põhimõtteliselt me saime selle 3% miinust, 3000 eurot, aga see müüdi ikkagi nagu sinna 9,23 kanti on ju, et see oli riskantne, sellel oli vaja stoppi hoida. Ja ta, ütleme, ideaalis ei töötanud, et me panustasime põrke peale, aga seda põrget ei tulnud nii päeva täpsusega, et aga ma arvan, et TAV on niisugune väga huvitav instrument, et nii kui kohe Bitcoin ja datacentrid saavutavad selle positiivse sentimendi, et siis me mingi aeg tuleme
tagasi selle instrumendi juurde. Jah, aga noh, ütleme nüüd on turul võib-olla selles mõttes on nagu huvitavam isegi, et vahepeal oli niimoodi, et ei olnudki nagu midagi osta, kõik oli nii nagu hullult tõusnud, et nüüd on natukene siin õhku välja lastud, et hakkab võib-olla tekkima, aga no me ei pea nagu kiirustama ja noh, rahava poole pealt me siis ei müünud nagu midagi, et seal on nagu hästi, et see isegi kaalus on vahepeal, et äkki ostaks nagu siin Coca-Colat juurde, aga noh, ei ostnud veel, aga noh, sellega on nagu hästi, noh, ütleme, sellega on hästi, Realtiga on hästi, Berksariga on hästi, noh, sellised tüüpised, mis nagu hoiavad, Jah, see iseenest seda Coca-Colat ma arvan, et võib nagu lisada, et sellistel keerulistel aegadel, et kui te vaatate, kuidas see aktsia hind on ju liikunud on, siis noh, see ei ole nagu mitte kuidagi turuga korrelatsioonis on, et see pigem on üles läinud, et võimalik, et me siin lisame. Ja võtame siia lõppu nüüd ka küsimused, täname kõiki küsimuste esitajad, et aadress on endine investeerimisjutud@swedbank.ee, siis Tõnis on meile kirjutanud, et kuulab meie saadet ja meeldib ja väga tore, aitäh sulle Tõnis, aga talle on jäänud silma selline aktsia nagu Flow Traders, finantsettevõte, kes on turutegija, tegeleb ostu-müügispreedidega ja edasi ja noh, tal on see aktsia nagu silma jäänud, et aktsia hind on nagu allapoole tulnud, suhtarvud on suhteliselt soodsad ja noh, küsib ka, et mis on siis meie nagu arvamus, ma ei tea, kas sina Meelis jõudsid vaatama, ennem natuke vaatasin, tulemused on jäänud ootustele alla. No kuigi ütleme vahepeal siin nagu volatiilsus nagu oli, no nüüd tõusis nagu veel, noh, mina teda kohe ilmselt ei ostaks, aga võib-olla paneks vaatamisnimekirja, aga noh, ütleme, need asju on nagu veel, mida vaadata, et ja noh, mul oli aega väga vähe, et ega väga põhjalikult jõudnud sisse vaadata. Jah, ma ütleme, neid fundamentaalset poolt ei vaadanud, aga ütleme, kui aktsia on 10 aastat liikunud allapoole mingis range'is on ja siis minu jaoks on juba kohe no-go. Tehniliselt on probleem. Tehniliselt ja noh, ütleme nii, et kui sealt mingit olulist pööret ettevõttel tulemas ei ole või mingit sündmust, mida sa ootad, mis võiks nii-öelda see sütte küünal alla, et see asi nagu ümber pööreks, et siis ära raiskend aega ja raha selle ettevõtte peale. Siis Hugo, 18-aastane noormees, on meile kirjutanud ja kiitnud ja tal on 2 küsimust, et mis me arvame siin erinevatest investeerimisäppidest ja mis on meie puhul olnud kõige suurem viga, mis me investeerimise oleme teinud ja kahetsenud. Noh, kahetseda võib-olla on psüühiliselt mõtetu, ütleme, see nagu ei vii kuhugi küsimus on, et kas sa nagu jõuad on ja et kui ma siis hakkan võib-olla teisest poolest pihta, siis noh, eks ma olen vist nagu kirjutanud ja rääkinud ja nii edasi, et no ikkagi see, et ma aastal 2001 ostsin nagu Amazoni, noh, põhimõtteliselt $5000 eest ja müüsin selle ära, ma arvan, mingi $8000 ja kui ma oleks müünud, siis täna oleks üle 2 miljoni olnud. Et noh, aga kui sa selle peale mõtlema hakkad, noh, see ei vii ju kuhugi. Et lihtsalt see, et mingid positsioone tuleks hoida hästi pikaajaliselt, aga noh, kui sa oled noorem inimene, siis seda raha kipub igale poole kuluma ja lihtsalt noh, elu toob oma korrektiivid, et noh, mõnikord ei olegi võimalik hoida. Jah, mis ma ise võib-olla lisan, et neid investeerimisäppe me hakkaks siin kommenteerima, et nii palju ka. Jah, me ei oska siin niimoodi soovitada, ei tohi ka, aga noh, eelistas Swedbanka internetipanka, aga seal saad kõik ostud ära teha, aga võib-olla nende vigade poole pealt, et ma arvan, minu suurimad vead on olnud suurte kasumite mitte realiseerimised. Et on hästi olnud ja stoppi ei ole peale. Ja, et samamoodi, et 5, 6, 7x sa nii-öelda jääd nii-öelda seda kasvu kinni. Ja sul on hea seis, aga sa lihtsalt mängid maha selle. Ja, et sa arvad, et see läheb veel, läheb ühe korra kindlalt veel on ju ja noh, siis ütleme seal tippudes tekibki selline tunne, et sa oled nii-öelda, et see aktsia, kogu see turg on jõudnud mingi uuele platoole, et siin see ongi see valuation, et siit nagu enam alla ei hakka minema ja paraku tegelikult see valuationi, see ongi see tipu hetk on ju, et see jääb nagu lootma, et see tõus jätkub, aga ja võib-olla see ongi see, et kui sa hakkad juba nendest tulemustest ilusaid print screen endale telefoni tegema, et siuksed kasumid, et siis tegelikult on see aeg, kus pane julgelt 25-30% kinni on ja pane ikkagist mingisugune limiit peale, et kus sa enam ei lase stokil kukkuda, et ma olen ikkagist kord ja kord niimoodi siuksed 5, 6, 7 x-ised asjad lasknud kukkuda 1, 2 x-i peale ainult, et ja siis tagant järgi vaatas, et
oled veel tänulik, et sealt välja läksid, et mingid asjad kukuvad sinu ostuhinnast lõpuks -9% ka, et aga mis sa teed meeldist niimoodi? ei, ma mõtlengi, Juhtub lihtsalt. et selles suhtes mul täna on Ireeniga natuke seesama oht, et lihtsalt kaitseme seda kasumit, mis me oleme saanud, et see finantsturgudel on, see on ülihea omadus, et sa saad ühe klikiga selle positsiooni iga kell tagasi osta, kui turg selleks pakub nagu võimaluse. Teisipidi tekitab see kiusatust ka, liiga palju kaubelda võib-olla. Ja, et eks sa peadki enda emotsioonid kontrolli all hoidma, et ja tegelikult ongi see, mis on liiga kiiresti tõusnud, 90%-lise tõenäosusega tuleb ka sama kiirelt tegelikult alla, et vähemalt lühiajaliselt, võimalus on, et see muidugi taastub. Aga teinekord siis meeldis võtta vähemalt oma raha välja, et siis kui on nagu palju tõusnud. No ikka oma raha pluss ikkagist veel mingi kordajaga, et pigem on see, et see nii-öelda see kõnekäänd, et ära armu aktsiasse, see on ülioluline, et sul aktsia võibki ülihea olla, aga kui turg on sinu vastu, siis tegelikult ka see hea aktsia müüakse ära, et nii nagu tegelikult täna on. Hendrik on küsinud, et mis ma arvan Meta, Microsofti ja Visa aktsiatest, ma ei jõua sellistele küsimustele kõikide vastata, nii võib maailma kõikide aktsiate kohta küsida, me ei ole esiteks aktsiaanalüütikud, me välgime, ütleme enda asju, mina isiklikult ei puutuks neid kedagi täna, ma arvan, et nendest suurtest USA asjadest. Jah, ütleme, ma ise korra vaatasin sisse, need ongi need aktsiad, mis ongi juba täna ära müüdud, Meta on tippudes 26%, ütleme, kui sa oled väga pikaajaline investor, et siis tegelikult ei ole halb tasapisi hakata positsiooni üles ehitama, et väga ettevaatlikult, et Meta eelmine kord kukkus 80%, et täna on 86% kukutud, et seal võib olla, see on see nii-öelda kukkuva noa püüdmine, et sellega ole hästi ettevaatlik, et ära alusta suurelt ja Microsoftiga samamoodi 15% tippudest, et seal tegelikult on ruumi küll nii-öelda koos turuga koos kukkuda, ja Visa samamoodi, et kõik need asjad pikaajaliselt on väga okei, et lihtsalt ole, ütleme, selle ajastamisega ettevaatlik. Sando on küsinud, et kui ta ka aeg-ajalt müüb mingid aktsiad ja kaitseb positsiooni, et kus siis vahepeal nagu raha hoida, et see, et mis me nagu kevadel rääkisime, et see USA treasurid, tegelikult ka, mis on täna ka ju suure peeti, kus ta raha hoiab, et see on iseenesest väga tore, aga siis nagu dollariga on kaotanud, et aga meil ongi põhimõtteliselt ju seal nagu nii dollarid, et me plaanimegi selle eest ju tulevikus ka dollari nagu aktsiad suuresti osta, et siis ei ole nagu vahet, aga küsib, et kas on siis nagu dollarile alternatiive ka, näiteks eurodes, sellist rahaturufondi asju, intressi mõttes väga ei ole, pigem ma olen ise hoidnud siis mingi rahakoguja laadses asjas, Swedbanka näiteks on ju, et kus saab kiiresti raha välja ja saab ka mingit intressi on ju, et ei ole mingit kulusid on ju, et pigem sellises asjas ma arvan. Jah, ma arvan ka, see rahakoguja on kõige hästi parem mugav lahendus hetkel. Ja vaatan siin veel, et 2 küsimust on veel, et Mihkel, ma vaatasin, et Meelis on kirjutanud, et Mihkel on kirjutanud. Ta kirjutab ka krüptost ja kirjutab sellest samast Tavist ja ta küsib ka, et kas siis nagu täna suured investorid üritavad turgu manipuleerida, et odavalt sisse saada või võiks turg nagu ralli nagu jätkuda. Me rääksime päris palju on ju, et see Bitcoin nagu mõjutab on ju, kohe mitte, ma arvan, on natuke raske osta võib-olla. Jah, et pigem natuke anname aega, et see turg rahuneb maha ja leiab mingisuguse toetustaseme. Ja viimane küsimus tuleb Ansu poolt, et tema panigi selle ettepaneku, et investeerimisnutud, täna tõesti võiks olla investeerimisnutud saade, ma ei tea, versioon 2 või aprillis oli 1, täna on siis 2 on investeerimisnutud, aga siis küsimuse poolest, et kui ta räägib nagu teravatest aktsiatest, et kus päevane liikumine võib olla vabalt 10-15%, et mille järgi Meelis me need stop-lossid siis paneme? Jah, ega selles suhtes, kui on turul hästi volatiilsed ajad, et eks siis ongi neid stop-losse raske panna, aga ütleme suures pildis on see, et kui sa aktsiasse sisened, siis arvast sellega, et ära või vähemalt proovi mitte lasta üle 10% positsiooni miinusesse, et kui turg ongi selline volatiilne nagu täna ja sa ostad sellist agressiivset aktsiat, et väga raske ongi osta et kas hoia siis kogus hästi madal või siis osta sellisel päeval, kus on aktsia võimalikult suures miinuses on ja
et kui sa tõesti ostad nii-öelda põrke pealt seda aktsiat, siis on väga oht päris suur, et järgmine päev sind stopitakse on ju välja. Aga noh, ütleme, millal suures pildis siseneda või kust nagu väljuda, vaata selliseid toetustasemeid, et kus aktsia on nagu minevikus nii-öelda põrganud või kuskilt vastupanu mingist tasemest, et kus see nii-öelda küünal on käinud, et üldjuhul seal tekivad toetustasemed ja vastupanu tasemed ja need nagu toimivad, et kui kuskilt toetustasemelt aktsia läbi kukub, teeb nii-öelda lower low on ju, noh, see ei ole hea märk, et siis seal on nagu allapoole ruumi liikumiseks. Ja loodame, et siis see tänane nii-öelda investeerimisnuttude episood oli siis teile ka natukene sellist ingeliseks toetustasemeks on ju, et ärge minge paanikasse, tehke rahulikult investeerimisotsused. Jah, ja kindlasti hoidke cash, et mille pärast ikkagi täna cash on positsioon, et siis mõelge selle peale, et enamus investoreid sõidab langused kaasa kuni põhjadeni ja kui need põhjad on käes või väga head ostukohad, siis neil ei ole juurde osta raha või jah, isegi kui nii-öelda ingelise trauma põhjal võiks nagu osta, aga lihtsalt pole midagi. Pole, siis suur Peeter on raha täis on ju, 700+ 1000 nii-öelda dollarit. Isegi protsendiliselt on rohkem kui Buffettil praegu. ja meil on, ütleme, relvad laetud ja ma arvan, et me võtamegi rahulikult, et me ei kiirusta, et see ongi võib-olla siukse investori suurim omadus oodata parimaid setup'e ja seda õiget hetke, et alati enamus investoritel see raha sügeleb, et on vaja kogu aeg tehingut teha, et tegelikult turg ei premeeri sind aktiivsuse eest, turg premeerib sind täpsuse eest. Ja, et lõpetame siis sõnadega, et kui Nvidia seda jõulurahu ei toonud meile, siis me pidime ise selle tekitama. Aga aitäh, Meelis, aitäh kuulajad, teiega olid Tarmo Taneves ja Meelis Maasik ja kuulmiseni juba nädala pärast. Kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tuttu tingimustega ja peanõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool. Aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi vahe praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane nüüd. Pane ära toru. Näe. Ciao. Ciao.